Kahjuks meid ei näe. Ma ei näe. Me kõik naeratame väga palju praegu. Ma annangi sulle sõna, et ole hea, sa oled juba sisse joodud. Ma kõigepealt tahaks öelda kõigile hästi suur tänu, need, kes korraldasid tänast üritust ja kes korraldavad homset üritust ka, sellepärast, et ma olen siin nüüd seekord olnud mitmesugustel põhjustel rohkem nagu taustalõuna, aga ma tean, et kõik on täiesti ennastsalvavalt ja äärmiselt professionaalselt ja tublid kõiki asju teinud, nii et ma tõsiselt tänan, ma jääks seda nimekirja siin nüüd ette lugema, aga tahaks küll. Ja siis teine asi, mis ma tahtsin rääkida, on see, et ma ikka väga vabandan, et ma ei saanud kohale tulla, aga vahel niimoodi on. Ja ma ei saa slaide ka näidata või mingisugust PowerPointi, aga tegelikult peaaegu kõik need asjad, millest ma räägin, on olemas ka Loomuse kodulehel ja Loomuse Facebooki lehel, et kui neid kahte lehte nagu pidevalt jälgida, siis saab enamuse nendest asjadest, mis me teeme Loomuses ju tegelikult teada, et see Loomuse Facebooki leht on üldse niisugune, et see on nagu valvekoer, et kui kuskil maailmas mingisuguseid olulisi otsuseid vastu võetakse seoses loomadega, et siis selle lehe pealt saab neid nagu päris kindlasti lugeda, et see on selline hästi oluline lehekülg. Ma igaks juhuks veel vahepeal küsin, et kas te ikka kuulete mind endiselt? Jaa. Väga tore. Et mul ei ole selleks märki. Siis ma mõtlesin, et ehk on oluline öelda siia lühikese jutu alguses, et mis asi lobitöö on. Et lobitööl on mitmesuguseid erinevaid definitsioone, aga põhimõtteliselt on tegemist avalike otsustajate järjekindla mõjutamisega ja selle jaoks, et huvigrupiga seotud otsused võetakse neid kasulikult vastu. Ja samas on lobitööd nimetatud vähemalt eestikeelses sõnavaras kuluaaripoliitikaks. Ja poliitikat me kindlasti teeme, et me teeme loomakaitsepoliitikat, aga see sõna kuluaari iseenesest, et kõiki detaile nagu päris avalikult ei räägita. See lobitöö nõuab minu arvates vähemalt olulisel määral sellist identiteeditunnet, millest on nagu hea avalikult rääkida ja millest mitte. Aga see ei ole võib-olla kõige olulisem. Ja siis, mis lobitööd veel puhtub, on see, et Eestis on seda kindlasti hoopis teistmoodi teha kui mõnes muus suuremas riigis, sellest me oleme teiste loomaõiguslastega rääkinud ka, et meil on nagu teatud elualad ja inimesed omavahel ikka kuidagi tuttavad, kuidagi seotud ja telefoninumbrit saab natukene kergemini ja siis ongi nii, et lobitööd saab teha näiteks arvutusfestivalil või ma ei tea, Emmaste poed vaabapunktis, mida on ka juhtunud. Ja rahvusvahelist lobi me teeme muidugi ka, aga seda siis pigem nende suuremate organisatsioonide kaudu, rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu, millesse me kuuluvad, näiteks nagu Fur Free Alliance, mis käib Brüsselis ja nii edasi. Siis enne kui mul meelest läheb, ma tahaks rõhutada kahte kogemust, mis peaks nagu kogu aeg meeles, mis peaks nagu minu arvates kogu aeg loomade lobististel meeles olema. Et üks on see, et need ametnikud ja poliitikud, keda me nagu mõjutada püüame, nad ei tea nii palju kui meie. Ma pean silmas nagu kõiki loomaõiguslasi ja veganeid, et eks me oleme sellest omavahel rääkinud, me elame natukene nagu oma multis ja meile tundub, et kogu see ülekogus, mida loomadele tehakse, on nagu üldteada ja ka kõik see, millest avalikus ruumis räägitakse, on ka nagu teada ja meie organisatsioon teatakse, aga tegelikult ei ole see loomade kellegi jaoks peale meie endi eriline prioriteet. Ja sellepärast me peame lobistidena valmis olema ka selleks, et me alustame mingisugustel kohtumisel selgitusi täiesti nullist või miinustest, et vahel on see muidugi väga naljakas, aga pigem väsitab ka, aga meeles peab see küll olema. Ja siis teine asi, mida teada on see, et kui keegi lobib näiteks põllumehi või õpetajaid või tööandjaid, siis poliitikutele ja otsustajatele see eesmärk nagu selge ja arvestatav. Ja keegi lobib ka näiteks vaimupuuetega inimeste heaks või mingisuguste vägivalla ohvrite heaks, siis on ka nagu selge.
et ilmselt sul on selline perekonnaliige või on sul endal mingi kargkogemus või keegi tuttav, aga loomade lobistide eesmärgid jäävad nagu väga paljudele täiesti arusaamatuks. Siis tekivadki need imelikud müüdid, millega tuleb karindamist, et ma ei tea, keegi näiteks maksab selle eest või et järgmine, niisugused, ilmselt, et järgmine asi on see, et hakatakse seakasvatusi ära keelama, et selles mõttes, et see valdkond on nii võõras kõigile ja me ei hakka seakasvatusi ära keelustama, selleks tuleb inimeste tarbimise harjumusi muuta. Nii et see tuleb iseenesest. Aga lobistina peab nagu teadma, et kes su vastas on, et ma olen lihtsalt nagu õppinud nende aastate jooksul, et need, kes vaatavad ühiskonda või üldse maailma inimese vaatevinklist ja need, kes vaatavad nagu kõikide tundlike olendite vaatevinklist, et nende maailmapilt on nagu nii erinev ja paljudest asjadest saadakse totaalselt erinevalt aru, seda tuleb nagu arvesse võtta. Ja nende kogemustega tuleb ka see meelespidamine, et aeg-ajalt on see lobitöö muutub vähemalt Eestis näiliseks kaasamiseks, et me kõik teame, et vabakond on selline populaarne sõna ja ümarraudu tehakse palju, aga kogu aeg peab nagu valvel olema, et kas sellest ümarrauast või mingisugusest kaasamisest ka mingisugust tulemust tuleb. Lobitöös nagu loomade eestkostjate töös on see ka hästi oluline, et tuleb teha kompromisse ja loomus on neid ka teinud. Et me ju tegelikult oleme kõikide loomade ekspluateerimise vastu ja seega on nagu erinevate tegevusalade keelustamisega eraldi tegelemine juba miks siis võetage ja katsutakse, aga me saame oodata ainult nende asjade keelustamist, milleks ühiskond valmis on ja kindlasti on ühiskond valmis karusloomade keelustamiseks ja kindlasti on valmis metsloomade tsirkuses keelustamiseks. Aga näiteks kasside, koerte tsirkuses ja kasutamise keelustamiseks ei olda meil valmis, isegi kõik loomakaitse ja hunguga organisatsioonid ei ole 100% valmis, et me ei saa seda nagu nii-öelda lauda välja käia, kui on teada, et see tuleb nii. Ja karusloomade keelustamise kompromiss on see 10-aastane ülemineku aeg, ilma sellega ei saaks keegi meid juhtuda. Et see tegelikult tähendab niisugust väga frustreerivat olukorda, see tähendab tegelikult seda, et nende loomade jaoks, kes elavad farmides praegu, ei saa enam mitte midagi teha. Nii et aeg-ajalt tuleb endale meelde tuletada, et mida me üldse teeme, sellepärast et ma lugesin näiteks niimoodi välja, et loomad ei saa ise enda eest rääkida, neil on hääled vaja nende heaolu hoolivate inimeste organisatsiooni. Ja loomuse tegevusvaldkonnad on üksikjuhtumite lahendamisest laiemalt, millega organisatsioon tegeleb, eeldavad mõtteviiside muutust. Ja seda saab esile kutsuda ainult pikaajaliste kampaaniate läbi, mis puudutavad kõiki ühiskonnakihte. Et siin juba kõlas selles visioonis, õnneks kõlas see sõna, mis vajas mul endalgi nagu meelde tuletamist, see on pikaajaline, et kõik need asjad võtavad kohutavalt palju aega otsuse, enne otsust võib olla nagu aastaid, kui midagi juhtub ja see peab nagu pidavalt meeles olema. Ja oluline on teada ka seda, et lobitööd ei saa teha nagu tühja koha peale ilma teiste tegevusteta. See on näiteks läbi põimanud kindlalt ka kampaaniatega, igasuguse avalikkuse mõjutamisega, aga tegelikult on see läbi põimanud ka organisatsiooni arendamise ja inimeste hoidmisega. Ja organisatsioon on meil väike, seal on 27 liiget ja ta on üle maailma nii laiali, et pole kunagi ühte ruumi kokkugi saanud tulla. Ja siis meil on 2 ebakindla lepinguga osaajaga töötajat ja siis meil on palju vabatahtlikke toetajaid, aga nende numbrit me ei oska kunagi öelda, sellepärast et meil nagu vahetu, üks osa nendest kindlasti vahetu. Aga kui me hakkame mõtlema, palju inimesi on loomuse tegevusaastate jooksul
osalenud näiteks kõikides erinevates kampaaniates ja osa nendest inimestest on ju väga tuntud, siis see number on väga suur ja selle tajumine teeb selle raske valdkonna natukene rõõmsamaks ka. Kas keegi ütleb mulle, mitu minutit mul on aega, sest ma võin siin jäädagi rääkima? Sa võid mingi 10 minti rääkida veel ja siis me küsime. Täpselt nii palju mul ongi veel rääkida, ma arvan. Kui me räägime nagu mingist ajajoonest, selle lobitöö ajajoonest, siis praegu on nii, et loomaõiguslus alustas Eestis 2006 ja 2006–2013 ma arvan, et sõna lobi nagu väga ei kasutanudki. Aga 2013 juhtus 2 asja. Üks asi oli see, et nagu kõik mäletame, suri elevant meti, mis andis võimaluse, ja see kõlab halvasti, aga see on ju ammu välja öeldud ka, et see andis võimaluse seltluses metsloomade keelustamisega tugevamalt välja tulla. Ja teine asi oli see, et 3 organisatsiooni lõid, kui ma õigesti mäletan, siis võib-olla, et siin samas majas lobigrupi. See tähendab, et 3 organisatsiooni esindajad hakkasid nagu planeerima täpsemalt seda lobitööd, millest siis kasvas välja see, et 2014 loodi Loomus, oluline on öelda ka teiste loomaõiguslike organisatsioonide toel kokkuleppel. Ja Loomuse loomist oli ju niimoodi, et kui loomade nimel avaldas need salaja filmitud materjalid, siis see tegelikult 2013 andis nii palju võimalust, et see hakkas poliitikutele silma ja sai karusloomafarmide teemaga nagu tugevamalt tegelema. Ja tegelikult sellel aastal me rõhutasime rohkem keskkonna probleemidega seoses on. Ja need tollased veel palju suuremad keskkonnaprobleemid võeti küll keskkonnaseaduste rikkumisega ja likvideeriti, farmidest investeeriti ja see teema nagu langes vähemalt niisuguses suures mahus ära. Aga ütleme siis niimoodi, et 2013 toimus see, 2014 loodi Loomus ja 2014. aasta lõpus me viitsime kollektiivse pöördumise märgukirja parlamenti ja sellest ajast on ju tegelikult oodatud seda keelustamist peaaegu 2 aastat juba, varsti ongi 2 aastat. Ja kogu selle 2 aasta jooksul on Loomus tegelenud sellega, et ta on nagu üritanud näidata ühiskonnale erinevaid kihte kaasates, ta on üritanud näidata ühiskonnale, et ühiskond on valmis. Et on manifest, kuhu on alla kirjutanud kõik loomakaitseorganisatsioonid ja veel ma ei tea, 70 erinevat ettevõtet ja organisatsiooni, et on väga palju tuntud inimesi, loomaarste, zoolooge, moekunstnikke, kõik niisugusest valdkonnast võib inimesi leida, kes on nõus avalikult ütlema, et nad on karusloomafarmide keelustamise vastu. Ja kõik muud tegevused, olgu need väliskülalised, filminäitamised, joonistusnäitused, ühismeeleavaldused, erinevad kampaaniad, üleskutsed, need kõik jäävad seda arvamust tõestama ja seda otsusele nagu lähemale viima. Ja seda tuleb teha järjekindlalt, selleks tuleb tegevuskava, nädalakava, päevakava, kogu aeg peab midagi õhus olema. No ma toon näiteks kui Loomuste grupis, kus arutatakse karusloomakasvatuste keelustamise teemat, siis seal koosolekul, me peame teadma, kes seal koosolekul on ja paluma neil esitada oma küsimusi. Või siis kui näiteks, kui on mingisugune koosolek, kus ka otsustatakse midagi, siis päris kindlasti peab samal hommikul üleriigilises pressis midagi ilma, mis aitaks seda otsust nagu meie poole kallutada ja me oleme kogu aeg niimoodi teinud. Viimane näide on näiteks see, et eelmine nädal ilmus 16 avaliku elu tegelase kiri Vabariigi Valitsusele meeldetuletusega, et äkki karusloomafarmid ikkagi keelustatakse. Muuseas, selle 16 allkirja kogumine võttis ainult 1 päeva, mis näitab seda, et kui me oleks nädalaga kogunud, siis oleks tunduvalt rohkem. Aga see pidi ilmuma samal hommikul, kui oli valitsuse istung, et ajakirjanikud oskaksid selle kohta küsida. Et niimoodi see nagu umbes käib, aga mul on ainult mõni minut aega, siis ma ütlen, mis seis täna on. Ja täna on selline seis. Ma helistasin tund aega tagasi Maaeluministeeriumisse
ja küsisin, kas ma tohin täna välja öelda selle, et nüüd tehakse juba uut eelnõu ja keelustada plaanitakse tsirkuses kõikide metsloomade kasutamine, mitte enam 3 või 4 liigi. Ja ma ütleksin, et see on loomaõiguslaste jäärapäisuse võit, sest me ei ole kordagi heaks kiitnud neid vähemana ka eelnõusi, mis 2 aastat välja käidud. Ja loodetakse, et see eelnõu jälle uus, eks on sellel aastal detsembris. See tähendab seda, et Riigikokku läheb see jaanuaris ja siis läheb pool aastat aega ja kehtima see 2018. Nii et ja Maaeluministeerium ise selle välja ütleb. See tähendab seda, et loomatsirkused võtavad viimast praegu, nagu me kõik teame, ja tõenäoliselt ka järgmisel suvel, selleks tuleb valmis olla. Aga see, et eelnõu on kõikide metsloomade keelustamiseks, on kindlasti töövõit. Ja natuke tuleb kannatust varuda, et see läbi läheks ja kogu aeg selle otsuse tegemist juba ette nagu mõjutada ja toetada. Aga karusloomakasvatustega on muidugi selline seis, et nüüd umbes eile pidi Vabariigi Valitsus Maaelukomisjonile ütlema, kas nende arvates peaks keelustama või mitte. Ja kumbki asjaga seotud ministeerium ei ole seda ju öelnud. Ma olen ise nüüd kogu aeg öelnud, et ärme ole esimesed, kes seda välja ütlevad, aga ma siin nüüd tühjale toale ütlen, et tõenäoliselt seda keelustamist sellel aastal ikkagi ei tule. Ja kuna ka ministeeriumid ei ole tundnud olemasolevat poliitilist tuge, sest seda poliitilist tuge keelustamisele lihtsalt ei olegi. Ja millegi pärast on meil Eestis selline poliitiline arvus kuidagi ei jätta vastu võtta otsusi, milleks tegelikult ühiskond on valmis ikkagi ja mille tegelikult on juba piisav rahvusvaheline toetus ja seadusandlik toetus ja nii edasi, et lähtutakse ikkagi sellistest inimkesksetest traditsioonilistest asjadest, et töökohad ja kohalik elu ja midagi on, inimestel on selline suur hirm kaasaegseid otsuseid teha. Aga ma ütleksin selle peale niimoodi, et 10-aastase ülemineku ajaga karusloomafarmide totaalne keeld Eestis on tegelikult minu arvates farmeritele ja ka nende kontrollijatele mugav variant kui see, mis nüüd hakkab olema. Sellepärast, et kui seda keelustamist nüüd lähima kuu jooksul, ma ei tea, kui ei juhtu nimet, siis see tähendab seda, et me hakkame uuesti otsast peale ja me hakkame rida-ridalt nõudma heaolureeglite jälgimist ja keskkonnareeglite jälgimist. 2017 jaanuaris jõustuvad üsna mitmed karusloomapidamise tingimuste määruses olevad nõuded, mida siiani pidanud täitma, aga sellest hetkeks peab. Oleme siis valmis pikkadeks kirjavahetusteks ja tegelikult üsna absurdseks nõudmiseks, et metsloomadele kindlustatakse heaolu. Minust palju targemad inimesed on öelnud, et see on võimatu ja seda me peame kõvema häälega ka edasi ütlema, nii et meie töö jääb. Aitäh, Kadri! Vaatame, kas kellelgi on küsimusi. Okei, võiks olla mõni täitsa huvitav. Käte Meri. Kui nagu mõned inimesed, kes ei ole otseselt loomuses ja ei ole liikumises, aga tahaksid midagi aidata, mida nad saaks teha, näiteks kirjutada kuskile parlamendi liikmete poole, mida oleks nagu, kuidas saaks seda toetust avaldada? Kas sa kuulsid küsimust? Jah, et mida saaks inimesed ise teha, et toetust avaldada? Kõige selline pragmaatilisem vastus sellele on alati see, et mida rohkem on meil toetajaid, seda parem, sellepärast, et siis see organisatsioon on elujõuline ja me jaksame ise edasi tegutseda. Et ma lihtsalt pean ütlema seda, et organisatsioonide toetamine, süstemaatiline, igakuine, väikenegi toetamine on tegelikult väga oluline. Ja teine asi see, et oma saadikutele kirjutamine, siis neid, kes istuvad Riigikogus, on alati väga teretulnud. Ja karusloomafarmid, nagu ma arvan, et see on väga hea mõte. Ja kindlasti võib ka küsida näiteks nõu selle sama kirjutamise koha pealt
koha pealt kirjutades näiteks info@loomus.ee ja kõiki asju võib küsida nii toetamise kohta kui ka asjade arengu kohta. Et me oleme sellist head kirjapäevast kõik. Aga siis ma saan öelda ainult, et suur aitäh sulle, Kadri. See oli väga virgastav kõne. Ja me kadestame su väikest. Suur aitäh sulle, aplaus.